Loeme veel Jumala sõna Joosua raamatust 1. peatükist ja 7. peatükist. Ja pärast Jehova sulase Moosese surma, Jehova kõneles Nuni poja Joosuaga, Moosese teenriga, üteldes: Mooses, mu sulan on surnud ja nüüd võta kätte, mine üle Jordani, sina ja kogu see rahvas, maale, mille ma annan teile. Ja ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su eluaja. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen ka sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ole vahva ja tugev. Sest sina pead andma sellele rahvale päris osaks maa, mille ma vandega olen tõotanud. Ja 7. peatükist loeme niisugused sõnad. Aga Joosua käristas oma riided lõhki ning heitis Jehova laeka ette silmeli maha kuni õhtuni, tema ja Iisraeli vanemad. Ja nad panid endale põrmu pea peale ja Joosua ütles: Oh, issand Jehova, miks lassid sa tulla selle rahva üle Jordani, et annad meid eemorlaste kätte hukkamiseks? Oleksime ometi osutunud jääda teise poole Jordanit. Aga Jehova ütles Joosuale: Tõuse, miks sa oled silmili maas? Iisrael on pattu teinud ja on rikkunud ka minu lepingu, mille ma nendega tegin. Nad on endile võtnud ära hävitamisele määratust. Jah, nad on varastanud, petnud ning selle isegi pannud oma asjade hulka. Sellepärast Iisraeli lapsed ei suuda oma vaenlastele vastu panna, vaid nad pööravad vaenlasele selja, sest nad ise on määratud hävimisele. Mina ei ole enam teiega, kui teie ei kõrvalda endi keskelt hävitamisele määratud asja. Tõuse, pühitse rahvast. Aamen. See tõotus, mida andis Jumal Moosesele kaasa, kui ta hakkas Iisraeli juhtima, oli suur, haarav, julgustav ja püha. Mina olen sinuga. Sinu vastu ei saa keegi. Ja ometi nüüd see mees, kellel on antud Jumala tõotused ja kellega Jumal lubas ise olla, on silmili ja kummuli maas. Kui tuletada meelde, siis esialgsel kõik läks täpselt nii, kui Jumal oli tõotanud. Imelised asjad sündisid Iisraeli rahva elus ja ka Joosua elus. Neil tuli teel ette suuri takistusi, aga nad võitsid need imeliselt. Neil anti korraldus, et nad peavad minema üle Jordani. Ja see Jordanist läbiminek oli üks suur Jumala ime. Sellel ajal, kui vesi oli Jordanis üle kallaste ja nad jõuavad Jordani äärde, korraga vesi jääb seisma. See üllatas seda rahvast. Nad võtavad Jordani põhjast kive ja panevad pärast mälestuse märgiks maha, kuidas Jumal oli imeliselt oma kätt neile sirutanud ja neile appi tulnud, neile teed teinud. Kui nad on üle Jordani jõudnud ja nad vallutavad esimest linna, siis selle linna vallutamine toimub ka väga imeliselt. Käivad aga ümber linna, puhuvad pasunaid ja ühel päeval linnamüürid langevad. See kõik andis kuidagi sellist võidutunnet hinge. Ja kui siis on nendel järg minna edasi maad pärides, tõotatud maad pärides, mis juba ammu oli tõotatud, siis nad lähevad sisemise vaimustusega, julgusega, sest Jumal on meiega. Siis juhtub ühel päeval see, mida keegi ei oodanud ja mida keegi ei osanud seletada ka. Nad lähevad,
Alguses saadetakse maakuulejad vaatama Ai linna ja see väike linna asjatundjad teevad oma otsuse, tervet rahvast ei ole vaja väsitada, vaid teeme teatud valiku ja sellest on küllalt. Nad lähevad ja neile ebaõnnistub kõik. Nad saavad suure kaotuse osaliseks. Olukord on nii tõsine, et on öeldud ja rahva süda sulas ära. Siis sulas rahva süda ja muutus veeks ja Joosua käristas oma riided lõhki. Oli tulnud korraga suur takistus. Oli toimunud see, mida me lugesime siit sõnad ja Jumal ütles, mina ei ole enam teiega. Meie tavaliselt julgustame ikka ennast Jumala tõotustega. Küll me neid loeme, tuletame meelde, kirjutame välja, paneme vahest seinale ka, et nad oleks meil silmade ees. Jeesus lahkudes ütles, vaata, ma olen iga päev teie juures. Ja seda on nii hea meelde tuletada. Nii sama kindel kui see, mida Jumal ütles Joosuale, mina olen sinuga ja keegi ei saa sinu vastu seista. Ja nüüd ütles Jumal ja mina ei ole enam teiega. Seda öeldi siis, kui oli innukalt palvetatud, kui oli ennast läbi katsutud Jumala palge ees ja Jumal ise ütleb, tõuse, miks sa oled silmili maas ja ütleb põhjuse ka, milles oli olnud see õnnetus, et Iisrael sai vaenlase ees maha löödud ja põhjuseks oli see, teie olete minu lepingu murdnud. Te olete üle astunud, varastanud, pannud oma käe selle külge, mis oli määratud kaotamisele. Ja kui tervet seda lugu loeme, me ju kõik tunneme piiblit, siis rohkem ei olnudki, kui üks ainukene mees oli seda teinud. Üks ainukene mees. Nad olid olnud kuulekad Jumala sõnale. Olid läinud üle Jordani. Piiblit lugedes me teame, et nad ennem nagu kauplesid ka ei tahtnudki väga hea meelega üle Jordani minna. Aitaks juba sellest ka. Ja nüüd Jumal ikka ütles minge ja nad kuuletusid sellele sõnale. Kuid samal ajal, kui nad ühelt poolt kuulsid Jumala sõna, teiselt poolt siiski nii üksik asjadeni, nad ei pidanud seda nii oluliseks. Ja eriti see mees, kellest on siin juttu, kelle nimi on Aakan. Ta arvas, et natuke võib üle kaastuda. Mis seal siis katki on? Suures laastus kuulen Jumala sõna, lähen seda teed. Aga olgu küll, et oli juba Jeeriku vallutamisel öeldud, et kõik tuleb sootumaks hävitada ja kuld ja hõbe, need kuuluvad Jumala varandust hulka. Aga kas siis vahest nii täpselt? Sõja ajal on vahest eriseadused ka. Ja tõepoolest on. Kui meie päevil sõditakse, siis rinde olukorras on vahest ka erinevad seadused. Aga ühe mehe üleastumine põhjustas terve rahva kaotuse. Vaadake, kuidas Jumal on oma rahva kokku sidunud. Mõnikord me unustame selle ära, et see, kuidas meie mõtleme, see, mida mina ütlen, mina mõtlen, teen, et ega see ei ole nii määrava tähtsusega tervele rahvale, on küll. Minu ja sinu südame puhtusest, hoiakust, kuuletumisest Jumala sõnale oleneb väga palju. Sellest võib oleneda Iisraeli võit või Iisraeli kaotus. Sellepärast püha kiri mitmes paigas tuletab meile meelde ja inimene katsugu ise ennast läbi. Me elame ajal, kus meil on küsimusi, millele me ei leia vastuseid. Palvetajad palvetavad ja ootavad seda, et Jumal on andnud tõotuse, õnnistused peaks ootama, aga ikka vaenlasel näib olevat väga ja küllalt suur meelevald.
Kasutame küll Jumala tõotusi, kuid olgu üksteisele meelde tuletatud, Jumala tõotusi saab kasutada ainult siis, kui me kuuletume Jumala sõnale, kui me peame seda väga pühaks. Aga kui tahame nii teha, et võtame tõotuse ja mõnes kohal läheme nagu otse, siis tuleb see sõna ja mina ei ole enam teiega. Piiblit lugedes jääb selline mulje, et meie ei pea Jumala sõna nii pühaks, kui see on. Ja ka Jumalat nii pühaks, kui ta on. Sest meile meeldib ikka tuletada seda meelde, kui suur armastus on Jumal ja tõepoolest ta seda on. Aga meie omalt poolt ei tohi kätt panna Jumala pühaduse külge, ka Jumala sõna pühaduse külge. Ma kuulsin kord hirmuga niisugust väljendust. Oli teatud arutelu ja keegi mees julges nii ütelda, Jumala sõnas on küll jah niimoodi kirjutatud, aga ma tahan ju oma elu ka elada. Ta teades seda küll, mis sõna ütleb ja julges teadlikult üle astuda. Meie kõik komistame, aga suur vahe on see, kui me komistame, ütelda kogemata või võtame selle hoiaku, et Jumala sõna ei ole mulle määrab. Siis ei maksa enam Jumala tõotused ka meie kohta. Ja see loetud sündmus valgustab meile, kuidas korraga muutuvad nii suured tõotused tühjaks. Mitte midagi väärtuseks. Ja Jumala enda tõotused. Sellepärast, et oli olnud üleastumine ja oli olnud lepingu rikkumine. Meile täna tuletate meelde eelpool, et sellest oleneb palju, kuidas me suhtume Jumala sõnasse. Meil jääb vahest tõepoolest see mulje, et on üsna raske käia Jumala sõna nööri mööda. Seda pole kunagi öeldud, et see kerge on. Aga õnnistuse tee läheb seda mööda. Alles siis tunnistas Jumal ennast Iisraeli poole ja nad läksid oma maa vallutamisele edasi, kui patt oli kõrvaldatud ja seda väga tõsiselt. Tõuse üles pühitse rahvast ja siis terve rahvas katsuti läbi suguharu kaupa, otsiti, kes on teinud üleastumise ja lõpuks tuleb ka välja see mees Juuda suguharust, Aakan nimi. Ja see mees oli toonud õnnetuse. Kui me nii mõtleme, kas me ei pea siis hirmuga mõtlema ka oma väikestele üleastumistele enda elus? Mõtelge, kui see saab takistuseks tervele Iisraelile. Ja nii on. See oli raske tund Iisraeli elus. See oli väga valus õppetund neil. See võttis neil nagu julguse ära. Ja kui nad nüüd tahavad edasi minna, siis peab Jumal neid uuesti julgustama. Ja Jumal ütleb uuesti Joosole ja Jehova ütles Joosole, ära karda ja ära kohku. Pärast seda, kui oli juba patt kõrvaldatud ja inimene oli oma eksimuse üles tunnistanud. Ja te teate, see ei olnud armuaeg, vaid see oli käsuseaduse aeg. Ja kui rasked olid selle tagajärjed üleastujal. Ja kui nad nüüd jälle lähevad, siis nad kogevad võitu, Jumal on jälle nendega. Igast ühest oleneb midagi. Mitte kaua tagasi oli ühes koguduses evangeeliumi nädal. Juba mitu õhtut peetakse koosolekuid ja keegi ei tule. Kõik küllap oleme seda elus ise ka tundnud. Aga selles koguduses
tuli imeline läbimurre ühte imelist teed mööda ka. Ühel õhtul üks usklik mees, kes on selle koguduse nõukogu liige, tõuseb terve rahva ette ja ütleb, ma olen küll aastaid olnud usklik, aga mu usuelu on väga vilets, see ei anna mõõtu välja. Paluge minu pärast Jumal. Sellel mehel ei olnud usklik naine. Ja mees läheb rahva ette ja ütleb, paluge. Ja naine tuleb talle takka järgi ja ütleb, mina tahan ka õndsaks saada, see naine, kes ei olnud usklik. Ja sellele naisele tuleb järgi veel üks inimene ja mina tahan ka õndsaks saada. Aga vaadake, kus pidi asi peale algama. Mõnikord meie nii häbeneme seda tunnistamast, et olles usklik, on mul puudusi ja vigu, aga see on vahest vaenlasele suureks kantsiks ja jõuks. Aga kui me seal läbi murrame, ega see polegi nii kerge. Aga see tuli tervele sellele kogudusele õnnistuseks. Ja hakkas peale ühest inimesest. Ma olen elanud viletsat usuelu. Ja korraga Jumal tunnistas ennast nende poole. Minu ja sinu usuelust oleneb ka teiste usuelu. Aga oleneb ka nende inimeste elu, kes praegu on Jumalast kaugel. Ja sellepärast tahaks küll soovida, et siin Jumala sõna juures käies me ei mõtleks mitte ainult nõnda, et see kuulub kõik teistele inimestele. Ei, võib-olla mina vajan sügavamat meeleparandust. Võib-olla minu pärast on Iisrael maha löödud vaenlaste ees. Ja kui me niimoodi mõtleme, see tuleb õnnistuseks. Kui sa täna nii mõtled, et ei tea, võib-olla, et meil on ka mõni aakan hulgas, sa mõtled valesti. Jumal ei oota niisugust mõtlemist, vaid mõtle ja kaalu iseennast. Ega ometi mina see ei ole. Ja kui sa tunned, et sa tahad kinni haarata Jumala tõotustest, tahad neid kasutada, tahad neile toetuda, ja sul ei ole julgust. Võib-olla põhjus ongi selles, et issand ütleb, ma ei saa sinuga olla. Sa võtad küll mu tõotuse, aga sa ei ole kuuletunud minu sõnale. Olgu see meeldetuletus meile õnnistuseks. Kui edasi loeme piiblist, siis leiame, et nad läksid nüüd mitte enam sellise vaimustusega, mitte enam nii suure julgusega. Ei, vaid murelikult läksid nüüd uuesti seda sama linna vallutama, kus all nad olid tagasi löödud. Täiesti mureliku südamega. Aga nad võitsid, sest nende värisev süda oli puhtaks saanud. Võit ei ole inimeste käes. Jumala rahva võit ei seisa kunagi inimeste hulgas ega hakkamises, vaid võit oleneb sellest, kas Jumal saab kaasa tulla. Ja Jumal saab siis kaasa tulla, kui me südamed on puhtad, kohtlased tema ees. Kui me oleme valmis ka oma pattu tunnistama ja siis me kogeme, kuidas issand tõttab meile appi. Lähen kord veel selle mehe juurde, selles koguduses. Ta polnud aastaid tunnistanud ja kui koguduse vanem talle vahest ütles, et mine tegi koosoleku algus, siis ta selle pooleks hirmuga tegi ära ka, luges ka. Aga nüüd, kus ta oli uueks inimeseks saanud, nüüd huvitavalt just Jumal kasutas teda. Ka järgmistel õhtutel tuli inimese eespalvele ja siis selgus, kes selle mehe siia koosolekul tõi. See mees, kes ise oli saanud uueks. Nüüd tal korraga niisugune sisemine käsk, näed, neid inimesi on küll, kes elavad ilma Jumalat. Ja me palvetasime hiljem koos seal nendega, keda nüüd tema tõi. Kõik käis nii kähku. Kui me enam ei too teisi inimesi Jumala sõna juurde
Ja me ei saa siis tuua, kui enda elu on rikutud. Mismood sa hakkad rääkima, et sul oleks vaja pöördumist, aga ise oled nii armetu? Ei saa. Aga kui oleme ise olnud Jeesusega, siis on julgust tuua teisi, hüüda neid ja nad tulevad. Sellepärast armsad, olgu nõnda, et ka kui täna lõpupalvele kummardame, võtame kõik selle kaasa, mida oleme kuulnud, aga võtame selliselt kaasa, et issand saaks meiega olla jätkuvalt ja meie saaksime tema au näha. Aamen.